Minu nimi on Teele ja sa oled asunud vaatama minu ja Oti ühist webinari. Ma loodan, et sa saad siit täna uusi ideid või mõtteid ja isegi kui seda ei peaks juhtuma, siis ma loodan, et sa saad tänasest webinarist võib-olla kinnitust mõnedele sellistele mõtetele, mille puhul sa oled olnud nagu kahe vahel. Aga anname Otile ka sõna. Tere tulemast stuudiosse, Ott. Ja tervitus ka minu poolt kõigile vaatajate ja kuulajatele ja sulle ka Teele. No meil tavaliselt on Otiga niimoodi, et kui me satume mingitel tervise teemadel rääkima, siis me võime lobiseda ühel teemal lihtsalt nagu nii pikalt ja nii kaua. Aga täna me peame, Ott, sinuga ennast kokku võtma, sellepärast et neid teemasid, mida me täna peaksime arutama ja läbi võtma ja neid küsimusi, mida te olete meile ette saatnud enne seda webinari, on lihtsalt nii palju. Ja ma vaatasin ka seda tulva, mis siia saabus ja tõsiselt olin ka positiivselt mõttes üllatunud ja leppisin iseendaga nagu sellise sisemonoloogina kokku, et ma proovin ennast hoida vaos, mitte unustada ennast mingi teemasse liiga kinni ja et pigem võimalikult anda palju vastuseid ja samal ajal ikkagi ka sisu anda, mitte lihtsalt proovida aega täis veeretada ja enam-vähem sellise tunni veerandi jooksul me proovime täna siin hakkama kahekesi kenasti saada. Ja, tõepoolest. Ja kui selgub päeva lõpus, et see asi kuidagi teie poolt ka hästi vastu võetakse, et te näete, et sellel asjal on jumet ja soovi ka uuesti taas eetrisse tulla, siis loomulikult ka teiepoolsed tagasiside ja isegi konstruktiivne kriitika, ma arvan, on vägagi teretulnud, nii et ootame aktiivset selles mõttes tagasisidega kuulajatelt. Ja me proovime siis täna Otiga ennast selles mõttes kokku võtta, anda endast parima ja võtta siis läbi nii palju neid küsimusi, kui te olete meile ette saatnud, aga loomulikult saab ka esitada küsimusi meile selle webinari käigus. Kui me oleme siin 50 minutit rääkinud, siis me võtame need jooksvalt esitatud küsimused ette ja proovime ka neile siis vastata nii palju kui vähegi võimalik. Aga meil on teile ju ka seekord küsimus, et teil peaks tulema sinna Zoomis kuhugi ette, mida mina veel ei näe. Meil on vaataja küsimus, mis on seotud siis unega. Mitu tundi sina keskmiselt magad? Et olge nii, kui teil on vähegi võimalik, siis palun vastake sellele küsimusele. Meie tänase webinari teema on, ma ütleksin, üsna selline intrigeeriv, et kuidas leida tasakaalu kiirel ja nõudlikul ajastul. See on väga hea küsimus. Ott, kuidas sina seda teed? No esiteks me peaks suutma nagu lahti mõtestada, mida see tasakaal nagu tähendab, mida me siin silmas peame. Mina enda jaoks võib-olla olen selle mõtestanud niimoodi, et see tasakaal eeldab esiteks mingi kehalist aktiivsust, mida lihtsalt inimese organism vajab, lihtsalt toimimiseks vajab, eks ole, mõõdukas koguses. Teine pool loomulikult teatud energia hulk, mida me saame, ütleme, läbi sellise normaalse toitumise, sest me ei söö mitte lihtsalt sellepärast, et saaks kõhu täis, vaid et me saaks ta optimaalselt täis ja tegelikult ta täidaks seda eesmärki, mille jaoks toit on, ehk ta annaks meile laias laastus nagu pidevalt energiat. Ja kolmas pool on loomulikult see, et me ei unustaks ennast võib-olla liiga tööasjadesse kinni ja me võtaksime korra aja maha ja ei töötaks võib-olla ilma nädalavahetusteta, nii et selles ma näen mingit nagu tasakaalu ja sealt võiks tekkida ka siis nii-öelda selline vaimse ja füüsilise tasakaal, sest kui füüsilisi asju, ütleme vaimseid asju on hästi palju ja pingeid, mida me ju tegelikult tänapäeval ongi, et meil on iga päev on nii tööalased mured, perekondlikud mingisugused mõtted ja mured, mida me lahendame, et meil upuks sinna murekoormasse nagu vaimsete asjadega ära, aga et me leiaks mingi maanduse siis füüsilise tegevuse näol, eks ole ju, et mitte me ütled, et mul ei ole aega tegeleda, kuna mul on nii tihe päev, aga ma teadvustan seda, et isegi praegu eriti, kui see väljas on nii suve ilmad juba laias laastus, et võttagi see õhtuse jalutuskäik, et korra lülitada ennast välja ja mitte võib-olla proovida mõelda sellistele tööasjadele ja õppida nagu lõõgastuma. See on selline minu nägemus. Mina olen omalt poolt pannud seda tähele, et minul on vaja iseenda aega kohe hommikul. Ma ei tea, see võib olla pool tundi, ideaalis see võiks olla tund aega. Mulle meeldib teha joogat hommikuti, siis ma teen oma hingamisharjutusi. Mulle meeldib siis juua kohvi, vaadata aknast välja ja mõelda, et oi, kui tore, ilus päev tuleb. Ja kui ma mõnikord siis tänu sellele, kui ma olen seda teinud, ütleme siin mingi, ma ei tea, paar kuud järjest, siis ma ju loomulikult tunnen ennast hästi ja õnnelikuna, ja siis
kui ma selle siis nagu ära jätan mingitel hommikutel, siis tegelikult on kohe nagu näha see, et see päev ei tulegi enam nii äge ja võib-olla ma nagu ärritun rohkem või mingid tühised asjad hakkavad nagu rohkem korda minema. Ja kui ma võtan selle enda aja siis nagu õhtul enne magama minekut, no siis ma lihtsalt lähen hea tujuga magama, aga hommikul on ikkagi see, et ma pean saama selle aja hommikul. Siis see minu jaoks nagu töötab kõige paremini. Aga kuidas sul on? Ma olen ka seda meelt, et esiteks, et ma tõusen piisavalt varem, et ma jõuaksin nii süüa, kui natukene mõelda, mida see tänane päev nagu toob. Ja tõesti, sõltumata, mis kell siis on, ma tihti ikkagi tõusen ka süke pealt 5 hommikul juba. Ja see annabki tegelikult sellise energia ka. Täna on ju kell 5 on juba täiesti valge. Sul ongi päike väljas ja tõesti sul ongi nagu aega mõelda, et kui äge on tõusta üles, kui on valge juba, sul tekib see energia tööle sõites häälestada, võib-olla panna mingi hea muusika taustaks, kui ma tööle juba lähen. Ehk siis sealt toimub ka minu jaoks selles mõttes selline päeva häälestamine, võib-olla ka tänutunne, et ma saangi tegelikult sõita, teha päev otsa midagi, mingit tööd, mida ma väga naudin nagu. Ja tegelikult tuletada ka seda tänulikkust ise endale meelde. Vahest meil on selline tunne, et kõik see, mis juhtub, see on nagu iseenesest mõistetav, aga tänutunne ja tänada iga päev selle eest, et sul on võimalus tegeleda ja võib-olla kohtuda väga ägedate inimestega, kas või mis iganes täna tulla ja esineda, jagada oma mingeid kogemusi teistele, et see on ka seda, ma meenutan ka tänutundega juba ette täna, et selline võimalus. Mina ka, kusjuures ma täna just mõtlesin seda, kui ma sõitsin hommikul tööle, et ma elangi praegu nagu oma unistuste elu. Kõik on nii äge, kõik on täpselt nii, nagu ma tahan. Ja just see tänulikkus, ma arvan ka, et on see võti, mida ma olen tahtnud sinu käest küsida. Et minu jaoks sina oled alati läbi elu, kui ma olen sind teadnud, et sa oled selline spordi ja tervisliku eluviisi etalon. Minul on olnud elus väga palju erinevaid perioode, et mina olen olnud ka üle 100 kilo, ma olen sellel hetkel, nagu sellel eluperioodil söönud igapäevaselt liiga palju kilokaloreid, peamiselt, ma arvan, mingit kiirtoitu, olnud sellise väga istuva eluviisiga. Kas sinu elus on olnud mingit sellist perioodi, kus sind lihtsalt selline, ma ei tea, tervislik eluviis lihtsalt üldse ei huvita? Noh, ütleme nii, ei ole minagi patus puhas. No räägi ära. Ei, eks jumal issand. Siin on noorena suitsu tehtud ja ega ma ei ole ka kunagi täiskasvlane selles mõttes, et ütleme nii, et mõõdukas koguses alkoholi tarbima tänase päevani. Aga eks ma proovin enda jaoks ka mingisugused piirid nagu panna ja seal ka mingi kompromissi leida, et kust maalt nagu see, ma tunnen, et see asi hakkab nagu segama ja kust maalt ma tunnen, et okei, et see asi nagu tundub on kontrolli all. Nii et ütleme, ma ei ole, heas mõttes selline priimus, aga toiduga võib-olla selles mõttes on küll, et ma olen lihtsalt nii kaua, kui ma selle kulturismiga tegelema hakkasin 30 aastat tagasi, nii kaua tegelikult alateadlikult mingi kontroll on. See ei tähenda loomulikult, täna, kus ma 5 aastat enam tippspordiga ei tegele, et ma nüüd käiks, oma karpidega mööda linna ringi ja loeks kilokaloreid, aga alateadlikult ma täna ikkagi tajun, et palju ma täna võiksin süüa, kui palju ma täna liikunud olen, et selline mingi automaatprogramm on nagu sisse kodeeritud, mis lihtsalt, hoiab mind juba, et ma ei pea väga palju sellele mõtlema, aga see teeb juba selle töö ära, kuna mingil hetkel on selle, programmeerimisega päris kõvasti vaeva nähtud, eks ole, et sa ei astu sealt ka nii välja, et mul on ükskõik, mis mulle täna laua peale pannakse ja siis ma lihtsalt panen sisse, et lihtsalt ongi mõnus, eks ole. Et selline alaline kontroll vähemalt toitumise osas on küll olemas. Aga niimoodi, et jah, natukene, kuna nüüd ei ole otseselt sellist võistlusfookust, siis sellised nädalavahetusel natukene alkoholiga, väiksed libastumised ikkagi kipuvad sisse tulema, kus ma võib-olla näen, et okei, tegelikult võiks nagu vähem. Väga lohutav. Ja ei, ma ei kuidagi taha manada endast ka mingit sellist priimust või pilti, et umbes, et tead, et siin ei ole kohta, kus parandada. Alati saab olla paremini. Kas on mingeid selliseid eksimusi või vigu, mida sa oled seoses tervisliku eluviisiga teinud? Mina näiteks kunagi, ma tean, proovisin ühte väga ekstreemset dieeti, mille nimi oli vahtrasiirupi dieet. See oli selline dieet, et sa andsid kogu oma kuu toiduraha siis sellele vahtrasiirupi kanistri eest ära, ja raha toidu jaoks enam ei olnudki ja siis pidid siis iga päev ainult jooma seda vahtrasiirupit. Milliste tulemusteni te jõudsite? Ma jõudsin selliste tulemusteni, et esimene päev ma siis tegin seda jooki endale ja mul oli nii hea meel, et see maitses nii hästi. Yes, nagu lõpuks ometi normaalne maitse, väga äge, aga
järgmine päev tõusin ülesse, tegin endal selle joogi valmis. Ma mäletan, mul oli kodukontori päev, siis see oli, ma arvan, 20 aastat tagasi. Ja siis... Lapsepõlves. jah, põhimõtteliselt. Ja siis see jook seisis mul kuni lõunani. Mu nagu kas hakkas juba väike käärimise protsess tuli juba sisse, aga ma ei maitsenud nõrk veinikene selline toorvein. Ma ei võtnud mitte ühtegi lonksu sellest enam ja siis mõtlesin, et tead, mis las see olla ja siis läksin praadisin muna endale. Et sinna see dieet läks, aga ma ütlen, see oli ikkagi, see oli krooni ajal ja see oli mega kallis ja ma lihtsalt nii tundsin, et jaa, see ongi see, millega siis ma võtan nädala aja jooksul 10 kilo alla. Ja ma tegin sihukest asja. Kui sa nüüd küsid, et kas on olnud, loomulikult on olnud, sest ega ka algusaegadel, kui ma ju proovisin ise enda jaoks nüüd ütleme seda võistlusvormi leida, eks ma lugesin tol hetkel neid väheseid raamatuid, mis olid ilmunud, on ju, mis oli küll väga head, sest ma alustasin näiteks enda kunagine treener Indrek Otsus kirjutas Kulturism kõigile sellise raamatu ja see oli esimene selline ka piibel, mida ma siis lugesin ja tegelikult seal oli väga mõistlik ja arvukas jutt. Aga eks mul võib-olla alati puudus ka mingi oskus nagu tõlgendada kõiki asju ja noore inimese nekkes olid vastuvõtlik igasugusele infole, mida sa kätte said. Ja tuli ette ka selliseid radikaalsemaid lähenemisi, kus proovisid toidust täiesti rasva välja lülitada. Eeldasis, kuule siin on ju võtta küll, et las ta võtab siit, eks ole, aga sa ei saa nagu aru, et on olemas asendamatud rasvahapped, mida organism ise sünteesida ei saa, et sa pead, mida sa väljast pead saama toiduga. Ja loomulikult, et rasvadel on oma roll, et need ei ole lihtsalt talletatud energia hulk sul keha küljes, aga nendel on väga tähtsad ülesanded, mida nad tegema peavad. Ja loomulikult teistpidi, mingil hetkel arvasid, et mille jaoks need süsivesikud, et siin targemad mehed ütlevad, et süsivesikuid pole vaja süüa, et mis sest, et nad on vahetuks energiaallikaks, aga targemad mehed ütlesid, et kuule hakka rasvagi sisse kütma, et see, mida ka väga hea kütus olema, eks ole. Sai ka sellist kõrge rasvasisalduse ja kõrge valgusisaldusega diete proovitud, nii et tegelikult ma olen need aja jooksul kõik läbi käinud, nii et võib-olla ka neile, kes kuulavad, et ega keegi ei ole sündinud sellise targana, et kohe teinud hästi. Ma tihti oma koolitustel toon ka neid näiteid, kus ma pigem ise enese nagu rumalusest olen teinud mingil perioodil mingeid asju, selgitan, mis selle tulem oli. Ja hiljem nagu ütlengi, et vaadake, et tegelikult asjad on tundnud lihtsamad, kui meile proovitakse serveerida ja miks need üldse tekivad selline võimalus. Sest vaata, kui kõik räägivad samasugust juttu, et need on nii palju süsivesikud moodustavad ööpäevases kaloraažist sul sellise protsendi, valk ja rasvu tarbi siis ja siis. Kujutad ette, kui me räägiks kõik sama juttu, tunduks see päris igav jutt juba, eks ole ju. Sul ei oleks mõtet anda enam ühtegi raamatut välja, sest see kõik on kirjutatud jutt. Aga palju huvitavam on serveerida seda nii, et aga nüüd avastati. Uus asi. Nüüd uus asi. Inimesed tahavad, kuna kõik uueneb ümber ringi, eks ole, siis on loomulikult sinu ootus ka sellele, et jumal tuleks mingit uut infot, mingit lihtsamat ja just, et tuleks kergem lahendus. Ja siis ongi rida kodanikke, kes siis mõtlevad erinevad süsteemid välja. Kõige huvitavam on see, et need süsteemid mingil kujul ju toimivad. Iga süsteemi taga on mingi teooria, proovitud füsioloogiat ka määrata, ütleb väänata endale kasulikus suunas, põhjendades seda teatud asjadega, eks ole. Ja loomulikult pakitakse seda ära ja keskmiselt tavainimesele, kellel võib-olla ei ole ka viitsimist aega süveneda, tegelikult sa saadki selle väga hästi maha müüa. Vahet ei ole, on see siis see siirup või on see mingisugune muu pakett või toode, mis selle najal nagu tuleb. Ja nüüd ja siis tundubki huvitav ja kusjuures inimene hakkab proovima ja veendub ka, ongi tulemus. Eks ta ongi värskendav ka, on ju. Ja kusjuures mitte enamus dieedid ju kuhugi maani toimivad. Me ei saa ju täna öelda, et ei, ükskõik mida te proovite, mitte midagi ei toimi. Midagi muutub kindlasti. Ja ainus asi sealt, ma selgitangi ka koolitus, et seal on nagu nii, et enamus dieedid annavad suuna, kuidas minna punktist A punkti B. Ehk just kui nad pakuvad mingit lahendust, ükskõik kui ekstreemne siis on, sest tavaliselt on ikkagi piisavalt radikaalne, et sa pead pingutama. Küll aga enamus dieedid ei anna teile vastuseid, kuidas sinna B-sse punkti, sinna lõpp-punkti pidama jääda. Ja kusjuures sellest ei tule kunagi ühtegi raamatut, et näiteks võtame 5 aastat hiljem selle inimese, kes jälgis seda dieeti ja vaatame, kus ta oma seisuga on. Tihti selgub, et ta tõenäoliselt on tunduvalt veel kehvemas vormis, kui ta oli enne seda katseid, kui ta hakkas seda dieeti tegema. Ehk siin me jõuamegi selleni, et paluks esitada rohkem sellist tõenduspõhist infot, mis saab siis, kui me oleme saavutanud soovitud vormi, kuidas siis niimoodi hakkama saada elus, et ma saaks õhtul käia sõbrannadega väljas võib-olla, süüa ka lõuad endal vahetel ja ma saaks päeval normaalselt minna esimesse söögikohta, valida sealt mingi toidu, mitte seda, et seda ei tohi ja vaat, kui see kell kukub, siis ei tohi üldse mitte midagi suhu panna, sest siis talletatakse kõik rasvaks. Ehk see on nagu see asi, mida nagu proovitakse müüa ja serveerida nagu mingi kindlad kellaajad või kogused või ajaak,
aken veel. Öeldakse, kui siin kütad sisse, vot siis peale seda, ma ei hakka siin ütlema, millest jutt käib, kes tahab, saab aru. Ma juba sain aru, millest jutt käib. No mis on praegu popid, mida nagu levitatakse ja muidugi, kui sa hakkad lihtsalt piirdudki 4 või 6 tunnisest toidu söömisega mingil ajal ja piirad väga selgelt, et sa ei aja ükskõik mis ajal, ükskõik mida sisse, muidugi tundubki ime, et nagu toimib. Midagi seal ju toimib. Mis mina olen pannud nende imedieetidega tähele, et kui minu juures käivad erinevad kliendid, eks ju, siis ma olen nagu siis nende jaoks, ma ei tea, plaan E võib-olla, et nad enne seda on proovinud ka igasuguseid erinevaid imedieete, aga mis on nagu imeks pandav minu jaoks on see, kuidas nagu inimese psühholoogia toimib, et tegelikult on ju nii nagu kõige lihtsam viis üleliigseid kilosid kaotada on süüa tervislikult. Võtad kas või näiteks mingi Tervise Arengu Instituudi selle toitumispüramiidi ette. Ülilihtne, seal on kõik pildid, seal on nagu näha, mida kõige rohkem peaksid sööma, mida siis natukene vähem ja mine mööda seda teed, aga inimesele meeldib võtta, alati liikuda nagu kõige raskema plaani juurde, ta tahab kohe võtta mingisuguse ekstreemse dieedi, kus ta siis, ma ei tea, vot nüüd, ma ei tea, kuu aega ma söön ainult siin 500 kilokalorit, on ju, või nagu mina tegin, on ju, nüüd ma üldse ei söö, ma ainult joon seda mingisugust vahtra siirupit, aga tegelikult peaks ju tegema niimoodi, et kui sul on mingi eesmärk, sa võtad selle kõige lihtsama plaani, kui see ei tööta, lähed raskema juurde. Ja teine asi on see, et vaadake, esimene pettus, kus nagu pihta hakkab, on see, kui ma luban teile suure hulga kilosid lühikese ajaga. Mitte, et see tehtav ei ole, selgitame ära. Siin tuleb mängu selline asi, et me tahaks aru saada, kui ruttu organism on võimeline vabanema rasvast. Ehk kui me saame aru, et selline teaduse poolt kinnitatud hulk on umbes 150 grammi depoorasva saab organism kasutusele võtta, siis me saame ju vastuse, et kui keegi lubab mul nädalas 5 kilo maha võtta ja teadus ütleb, et kilo on suuteline organism oma depoorasva kasutama, siis ju kuidas moodi siis nüüd tekib vastuolu, eks ole. Mis siis see 4 kilo on, mida rohkem järsku selle läbi selle imedieedi või vahendite söömise on. Ehk tegelikult millega me läheme, et inimesed ärge ajage sassi, 2 eri asja. Üks asi on kaalukaotus kaalunumbrite järgi, kuna keha koosneb sisuliselt 60% veest, kõige suurema kaalulangused on ju vedeliku arvelt üldjuhul. Meil ongi esimese küsimus, et kas me peaks nagu suurest hulgast veest proovima vabaneda, sest loomulikult vedeliku hulk koos kehakaalulangusega nii väheneb kehas, see on nagu paratamatu. Aga et kas me peaks tas kiiresti proovima vabaneda või teine pool on siis ka see, et kas meid huvitab seda, kas meie lihased säilivad või, et kas me tahaks nagu dieedi käigus või mahavõtmise käigus peale seda sportlikult välja näha. Ehk see on nagu esimene hüpotees, mida peaks nagu enda jaoks selgeks tegema. Kui me ütleme, et okei, me tahaks tegelikult rasva põletada, siis meil kaob kiire kohe küljest ära. Ehk kui te tahate täna vormi saada, vaadake enam-vähem, kui ma omal ajal ka võistlusvorme tegin, keskmise ma võtsin veel madalamaks, ehk see kilo on selline maksimaalne kehakaalu langushulk, aga ideaalis ütleme niimoodi, et kui tahta normaalne enesetunne ka taastuda, et sa jõua kõigi muude tegevustega ka päeva jooksul tegeleda, siis see jääb enam-vähem 0,5–0,7 kilo nädalas keskmise kaalu langus. Väga lihtne matemaatika ütleb, et kui ma tahan 5 kilo rasva ära põletada, siis mul on vaja vähemalt enam-vähem 10 nädalat. Ei saa ikka nädala. Ja siis ei olegi vaja ju esimese nädalaga 5 kaotada. Küsimus, et me ei saa seda protsessi ju kiirendada siis nagu 10 korda. Praegusel juhul me prooviks seda kiirendada 10 korda. Et ei pea selles mõttes kiirustama, aga räägime unest ka, et minu arvates on uni nagu selline asi, mida meil siin väga nagu inimesed ei oska kuidagi nagu hinnata, et nad ei saa aru, kui oluline see on, et kõik muu on justkui tähtsam, et kõik tööasjad ja ma ei tea, mingisugused pinged ja telefonis seal olla, eks ju, poole ööni, et seda me saime teada, mis kell sa ärkad. Aga kui tähtsaks sa ise und pead? Ma pean ikkagi väga tähtsaks, sest me saame aru, et 2 kõige paremat organismi nagu taastumisvahendit, mida meil kasutada on. Nii üldiselt ka organismi tervendamise mõttes, enamus tervendamisprotsessid sealjuures, kui inimene haige, toimuvad ju magades. Öeldakse maga ja me näeme, milline võlu on magamisel, eks ole. Et kõik see protsessid, mis haigel inimesel on, hakkavad taanduma, kui ta annab und, eks ole. Sama on ka sportlasel ja kehalise koormusega. Et ka saavutusvõime paranemine ei toimu mitte ainult saalis, seal on küll eeltöö, ma olen toonud selle näite, see on enam-vähem siuke pindade ettevalmistamine, aga see viimistlusmaterjal toimub nagu öösel, pannakse see viimistlusmaterjal ehk lihaste kasv toimub tegelikult öösel, kui toimub samamoodi hormoonide produktsioon, sealhulgas testosterooni, kasvuhormooni produktsioon, need on võtmesõnad, mis panevad lihased kasvama. Ja nüüd kujutage ette, kui me öösel ei maga, neid hormoone ei saa sellisel kujul produtseerida, millisel kujul te tahate siis saavutada paremat sportlikku vormi?
Ehk seda ma pean tihti noorsportlastele selgitama, et nad alati vahest esitatakse küsimus, et aga mul ei ole rahaliselt võimalik, et mul ei ole seda taustatiimi, seda füsiot, seda loetakse 10 asja. Ma ütlesin, kallid sõbrad, teil on nagu 2 kõige lihtsamat taastumisvahendid. Teil on toit, kui te oskate valida laua pealt õiged toiduained, eks ole, ja teil on uni, mida te saate kasutada. Väga hästi, enda kasuks. Täpselt nii palju, kui te tähtsaks peate. Ehk kui me õpime tähtsustama nii und kui toitu, siis meil esimese hooga, mitte et meil ei oleks võib-olla tulevikus füsioterapeudi abi vaja või massööri või kellegi teise abi, aga need on kõige lihtsamad ja käepärasemad vahendid. Ja nüüd ongi küsimus selles, et täna lihtsalt, milles on probleem, nagu sa ka ütlesid, täna uni ja uneaeg võistleb sõna otseses mõttes kõigi sellega, mis tuleb väljaspoolt meil teleekraanidest. Teler, arvuti, telefon. Ja nüüd on küsimus see, et kas ma saan nagu aru, kui palju minu une kvaliteet mõjutab minu järgmist näiteks päeva. Mul mõjutab väga, mul on paha tuju üldse. Täpselt nii, mõni tund vähem magamist ja järgmine hommik, kui ma tulen üles esiteks, tunned, ei ole kuidagi seda päeva, rääkimata veel pool magamata öö, eks ole. Sest me võime ka vahest minna õigel ajal magama, see ei tähenda seda, et see une kvaliteet nüüd see öö oli täpselt väga hea. Näiteks kui lähedki ju täis kõhuga võib-olla magama, siis see uni on ka hoopis teistsugune ja hommikul nagu tahaks ühte lisatassi kohvi, võtadki selle ka, aga see ka nagu ei aita. Ja täpselt nii ongi, et selles mõttes, üks öö võib-olla lühem, ma ei tea, mingil põhjusel, aga kui see akumuleerub päevast päeva, nädalast nädalasse ja kõige hullem on see, kui me unega võitleme, kui me tahame magada, aga me ei suuda nagu keskenduda ja panna käest neid segavaid asju ära. Et sellepärast näiteks minu kodus või magamistoas ei ole telerit. Põhimõtteliselt ma ei pannud sinna mingisugust telerit. Ja teine asi, kui ma olen magama, loomulikult ma lülitan telefoni kõik asjad niimoodi välja, et ei kiirgaks mitte mingisugust valgust. Ei kelladelt, ei nendelt ja pimendavad kardinad. Pimendavad kardinad, kõige paremad asjad üldse. Täpselt. Ja milles on küsimus? Küsimus on väga lihtsalt. Melatoniin, millest sõltub tegelikult siis sellest unehormoon, sõna otseses mõttes, kas selle produktsioon hakkab või ei, ta on tundlik valgusele. Nii et valgust ei pea olema kusjuures seejuures väga palju, piisab sellest, kui on mingisugune, ma hotellides tunnen väga selgelt ära, kui ma kodus harjun pimedas ära magama ja magan niimoodi, et põhimõtteliselt ma panen silmad kinni, ma magan puh. Ja mul on siis, samamoodi. Kui ma lähen hotelli, niipea kui on teleris ja tulimis ja põlema, vahest see on punane siuke tuli. See on nagu kärbes, see on nagu selline sääskond toas. Vaata. Oi, sa oled nii ära helitatud. Ja samamoodi on olemas üleval, kui on andurid, vaata. Ja vilguvad. Või liikumisandurid on toas, eks ole. Sama asi segab. Ja tegelikult teine asi on toit, mis aitab siis omakorda kõigepealt esiteks melatoniin tootmiseks. Peab organismi sattuma selline asendamatu aminappe nagu tryptofaan kõigepealt. Tryptofaanist omamoodi ensüümi abil toodetakse siis nii-öelda siis serotoniini ja see on siis lähteallikaks, et me saaksime siis sõna otseses mõttes melatoniini toota, eks ole ju. Ja nüüd on küsimus see, et kui me õhtul sellest toidust ka ei saa seda tryptofaani, tekib küsimus, et mida me siis sööma, põhimõtteliselt ongi täpselt enamus valgurikkad toiduained, suures osas ka loomsed päritolu toiduained, mitte ainult kusjuures, aga näiteks kanarind, munad, piimatooted erinevad, sisaldavad väga hästi seda asendamatut aminappet, tryptofaani või siis näiteks tavatoidust näiteks spinaat väga hästi, eks ole. Teingi õhtul mingi salati, seal on spinaatilehti ka sees, eks ole. Seal on lisaks veel rauda ja B6, mis on nagu oluline samamoodi, et see kõik koos hakkaks tööle. Et sa pead alati aru saama, mis asjad nagu koos töötavad. Ja see sama serotoniin, mis sa rääkisid, see on ju tegelikult õnnehormoon, et sellest jälle oleneb see, et kui rahul olevad me oleme oma eluga. Just, nii et tegelikult siin tulebki, ma enne rääkisin toidust ja magamisest ja nüüd me saimegi aru, et mida siis, ütleme, kas või see õhtune toidukord võiks inimesel sisaldada, eks ole. Nüüd küsime, kui paljudel inimestel ta siis, ma ei tea, mune ja kanaliha nagu ja ütleme siin spinaatit ja ütleme kõrvitsa seemned näiteks, kus need on ka sees. Palju inimesi siis nüüd sööb, eks ole. Mina teadlikult küll neid söön. Ütlen ausalt isegi võib-olla enesele teadvustamata, et vot see nüüd on tryptofaani allikas ja sest tegelikult nagu öeldakse, need asendamatud aminoapid on enamus valgurikkas loomses toidus, eks ole, ja kõiki muid, mis me sealt saame. Meil on webinari osalejalt küsimus ka seoses unega. Tegelikult need on ette saadetud. 2 tükki isegi on seoses unega, et ma kohe loen selle ette ka, et miks on oluline une puhul rutiin, kui on? Kas pean iga õhtu magama mineku ühele ja samale ajale sättima?
no tegelikult ütleme mõneti on, sest vaata, kui me lasemegi sellel minna, et täna kell 2 ja homme kell 10 ja ei teki välja sellist öö ja päeva rütmi, normaalset rütmi. Ja küsimus ei ole selles, et mingi kella pealt me peaks nüüd minuti pealt sättima. Ütleme nii, et ta jääb minu puhul ka kuskil 1 tunni sisse. Ta jääb 10:30, 11:30 nii laias laastus. Ta jääb sinna vahemikku, kui ma lähen siis magama. Mida ma tunnen on see lihtsalt, et ma põhimõtteliselt tulen hommikul kell 5:30 tulen ilma kellata ülesse. Ma magan välja ja ma tõusen ilma kellata. Sa magadki vähem kui mina tahan juba kell 10 kindlalt magada. Aga kui ma tulen mingil 2-3 päeval nii vara ülesse, kuna ma tihti olengi kell 7 juba annan esimestele patsientidele, ma nimetan neid niimoodi, unetud patsiendid, ja annan treeninguid, siis tegelikult ma vahest magan päeval järgi või tulen õhtul 5 aeg jõuan koju, tunnen, et mul on uni, vaat siis ma ei võitle selle unega, et ma ootaks õhtuni, ma teen võib-olla pool tundi, võib-olla 45 minutit. Tõesti niimoodi lihtsalt jäädki magama, tuled üles ja kõige pullim on see, et nagu uus päev oleks hakanud. Täiesti uus päev ja naljakas see produktiivsus õhtul tõuseb. Ma võtan meilid ette, vastan neile, teen, võib-olla peab midagi kodus veel, ma ei tea, füüsilist suvel aias tegema, lähed ja toimetad seal. Et selles mõttes nagu kõige hullem on see, kui me nagu võitleme unega ja tegelikult meie produktiivsust ei ole. Me esiteks ei puhka kuidagi välja ja teiseks asjaks me tegelikult ei suuda midagi ka teha, kuna me oleme nii väsinud, eks ole. Nii et ärge võidelge unega, kas või 15 minutised sellised restardid, ma nimetan neid nagu arvutil, et sa ei pea teda shutdown panema, aga tee restart korral. Täna juba vanaisana ka, mul on selline mõnus tugitool endal ka kodust, et siin on hästi mugav, niimoodi jääd, vaata siin pea ei kuku ära ka. Aga kus ma õppisin magama niimoodi, igas asendis, sport õpetas. Kuidas nii? Vaadake, mul oli võistlussõit, viimane aasta, kui ma käisin, mul oli vähemalt 20 välisreisi oli raudselt viimane võistlusaasta. Mõni inimene reisib elu jooksub sama palju, mul oli 1 aasta niimoodi. Ja kui seal, kas te, kes vähegi lennanud on, ega te siit ju mingil mõistlikul ajal Tallinna lennujaamast ja lennuli saate, tõusite mingi kell pagana 4 ülesse, 5 juba pead olema seal lennujaamas ja siis 6 läheb lenn, üldjuhul nii on, eks ole. Ja samamoodi, kui sa tuled sa mingi 0:00, mingi 30, kuniks sa koju jõuab, kuniks sa magama ja tihti järgmine päeva mingi tööpäev. Eks sa tegelikult saad aru, et hästi ebamugav on. Ja kui nüüd oligi see, et kui ma ei saanud magada, siis ma tegelikult õppisingi magama põhimõtteliselt igas asendis. Meil ei olnud vahet, olen ma seal lennukis magan ma bussis, magan ma põhimõtteliselt püsti või niimoodi magada lihtsalt, nii kaua kui bussid sinna, sa lasid silma kinni, tulid ülesse. Ja tegelikult miks ma seda tegin, kuna alati, kui ma seda tegin ja suutsin teha, kusjuures sa pead tegelikult vaimselt ennast viima sellisel tasemel, et sa lülitad ju välja, eks ole. Kui sa selle tegid, sa tundsid ennast paganama hästi peale seda ja sa said aru, et ma jõuan teha, ma jõuan võistelda, ma võtan selle unevõla, mis nüüd ühe öö pealt ei. Ma pidin ju selle ruttu järgi võtma, sest kui ütleme laupäev on võistlus, väljalend võib-olla oligi reede hommiku. Ma pidin selle 24 tunni sees suutma niimoodi välja puhata, et ma oleksin võistlustel ju värske, eks ole. Kui sa oled võistlustel ka unine, mida sa seal võistled või kuidas sa seal särad või oled, sest sa pidid lava peal ka näitama, et tead sa ikkagi tunned parim power, eks ole, aga mängi powerit, kui sul ei ole seda, jube keeruline. Mul on siin olnud väga palju õppida, sest et mul on vaja enda voodit, ma saan seal magada kõige parem. Issand, sa räägid nagu minu ema, 80-aastane ema. Ma olengi peaaegu 80. Tegelikult see ongi oluline, ja ma tean, et see ei ole lihtne ülesanne, aga sellega on vaja tegeleda ja öelda, et ma lülitan välja, ma ei ketke kõik asjad, kui ma lähen päeval ka unele, ma võtan kellad ära, et mingi pling ei tule sisse, sest nii kui sul hakkab siia tuleb teavitus selle peale, ma võin telefoni ära panna, kella peale tuleb ikka mingi piik. Kas see väriseb ka sul? No ta ikkagi mingi asja teeb, kui Messengeri keegi kirjutab või midagi. Kõik käe pealt ära, selleks korraks nagu eemal. See pool tundi on lihtsalt korra niimoodi, lased lülitad välja nagu. Seoses unega on meile veel saadetud üks küsimus. Mida ma saaksin teha enda unekvaliteedi parandamiseks, kui olen juba loobunud ekraanist tundi enne magama minekut ja teen regulaarselt sporti? No mina ütleks kohe, pimendavad kardinad. Jaa, pimendav on nagu number 1 asi. Teine asi võib-olla ka siis see toiduvalik, millest me juba rääkisime, mida ma pikemalt ei peatuks, et kui sellised nii-öelda siis trüptofaani sisaldavad asjad. Ja loomulikult ka kõikidel inimestel olgu öeldud, ka melatoniini produktsioon ei ole niivõrd hea ja kusjuures vanusega see samamoodi, miks on see, et vanemad inimestel läheb hommikuni ära.
täpselt sama asi, et kuna seda melatoniini Tootmine väheneb, tootmine väheneb just. Nii et ka võib-olla teatud juhtudel, kui konsulteerides ka mõne võib-olla arstiga, kes näeb, et võib-olla ka organismil ei ole nii hea omastatavus, võib-olla ka mõnest toidust, siis võib-olla ka mõne toidulisandi tarbimine sellisel kujul, melatoniin on eraldi toidulisand olemas, võib-olla see on ka sellisel juhul õigustatud. Aga kuna minul unega probleemi ei ole olnud, ma tõesti ütlen, et ma melatoniini ei ole pidanud ega kunagi mitte ühtegi unerohutabletti ma ei ole nagu puutunud ka, et selles mõttes ma ei oska nüüd öelda, millisel juhul sinna, et ma peaks nii kaugele jõudma, et neid asju hakata kasutama. Ma tean palju inimesi, kes toetavad just oma seda une kvaliteeti selle melatoniiniga. Ostavadki. Ja siis on hea teada, et kui palju, kuidas see vahe on. Vaata, mul täna seda melatoniini kogemust endal ei ole, kuna ma lihtsalt sõna mõttes, ma suudan ennast päeval nii ära väsitada ja õhtul endale jaoks une nii hästi nagu maha müüa, et ma saan aru, et ma lihtsalt pean minema, et täna läheb teler kinni ja kõige pullim on see, et täna kõiki asju saad järele vaadata. Film hakkas või mingi asi, hommikul võtan sealt lahti, ei tee uudiseid lahti, vaatad järelvaatamises asju, täna ei pea istuma, kõik kell üleval, kõik on järelvaadata. Absoluutselt. Võtame veel ühe webinari vaataja küsimuse, siis mis on meile ette saadetud eelnevalt, et see on väga põnev küsimus. No? Soovin väga treenida ja tervislikult toituda. Seega tahe on olemas. Aga kuidas tagada distsipliin või kuidas planeerida, et auke ja libastumisi ei tuleks, ehk mis on need nipid? Ma hakkaks võib-olla selles pihta, et esiteks, et kus see motivatsioon tuleb ja kindlasti see totaalselt ongi inimeste puhul erinev. Selge, et võistlusspordis olles oli seda imelihtne leida, kuna sa, kui sa enda jaoks tegid selle asja selgeks, et ma tahan saavutada seda, siis sul ei olnud vaja nagu, loomulikult sa pidid aeg-ajalt seda endale nagu meelde tuletama. Tava inimeste puhul kindlasti tunduvalt keerulisem nagu. Eriti kui me ei taha ennast võistlusspordiga siduda, et mis see siis oluline nagu on. Aga kindlasti see esimene asi, ma tahakski aru saada, et mis eesmärgil see inimene sporti teeb, mis on see põhiasi, mida sealt saada tahab. On see siis täpselt lihtsalt, ma ei tea, parem enesetunne, see on võib-olla natuke subjektiivne, seda on väga raske aru saada. Nüüd on hea enesetunne. Mul on siis sama ka ilma trennis käimata hea enesetunne. Aga võib-olla siis teisest küljest jällegi, et mis eesmärk on, kas ma tahan rohkem tõsta, kas ma tahan saavutada mingi kehakaalu, mis on selgemini mõõdetavad asjad. Ja need on need, mille peale siis, kui see mott ära kaob, mille peale mõelda. Ja kui väga te seda tahate, kas teil on kellegiga kokkuleppe tehtud? Sest tihti ka, ütleme, ma näen, et kui ma lasen inimestel oma pead toimetada, personaaltreenerina saalis, kui nad ei peaks iga kuu minu juures astuma korra kaalu peale, ma arvan, enamus neist ei jõuaks selle tulemuseni. Kuna neil puudub sisemine selline motivatsioon seda teha. Tunnevad sinu ees vastutust. Sisuliselt ongi, täpselt, kui ma lepin kokku ja me lepime ju kohtumisel kokku, et vaata, nüüd hakkab niisugune asi, et sa hakkad käima iga kuu alguses astub peale. Selge, et kui sa tahad kuu alguses näha kokkulepitud numbreid, mida me paneme ka eesmärgina, siis on ka selge, et sa ei saa lihtsalt vilet lasta 28 päeva ja ilmuda siis 2 päeva enne, me ütled, nii, me lõpetan söömise ära ja nüüd me näitame Otile tulemust. Et päeva lõpus tulemust on esiteks sinul vaja, eks ole, lepime kokku. Ja teine asi, ma teen niikuinii vahekaalumisi, ehk ikkagi ma ei lase sul kuu aega ära kaduda, iga nädal korra väike kontrollkaalumine, vaadata, kas asjad on õiges suunas, kõige hullem on see, kui me raiskame kuu ära ja siis ütled, tegelikult me oleks saanud ju teha midagi vahepeal. Ups ei tulnud välja, oi see ei töötanud, et see kalaraas ei töötanud. Oleksid öelnud mulle poole sõnaga, ma oleks sulle poole nädala pealt võinud öelda, mida me nagu teistmoodi teeme. Et need on need asjad, mida siis iga inimene võiks nagu mõelda ja siis aeg-ajalt enda jaoks nagu meelde tuletada. Ja nagu ma ütlesin, kui seda sisemist distsipliini ei ole, siis leida kas keegi sõber või siis treener, kellele tugineda, kelle eest tekiks mingi, esiteks ta peaks olema respekteeritud teie jaoks. Et teil on endal see otsus natuke halb olla, kui te ei pea oma lubadustest kinni. Ja ma olengi näinud, et ma olen väga paljudel inimestel tänu sellele aitandki nagu luua, et neil on aukartus ja selline kohusetunne ja nad hakkavad tegema, sest oma peaga nad seda ei tee. Kuule, aga mis sa arvad, kas kihlvedu võiks ka toimida? Absoluutselt, on inimesi, kes on väga edukalt saavutanud selle läbi tulemusi ja ma siinkohal ei kutsu, ma ei ole sartmängude nii-öelda siis selline propageerija, aga kui see aitab meid tulemuseni ka sõbra või sõbrannaga väike kihlvedu mõõdukas nii, et keegi nagu sõna otseses mõttes maisest varast ei pea loobuma, siis miks mitte? Ja kui see viib meid tulemuseni, miks mitte? Absoluutselt. Aga see küsimus viis mind tegelikult järgmise küsimuseni, et mis on sinu arvamus motivatsioonist? Kas see on üldse oluline, et kas see peab üldse olema? Mina mõtlen nagu seda, et
mina olen ka seda motivatsiooni taga ajanud ja siis ta on nagu kirjutajale selline inspiratsioon, mida sa jääd nagu ootama, siis ta nagu korraks tuleb peale ja juba ta on nagu läinud. Et minu jaoks näiteks, mis ma olen avastanud, et minu puhul töötab paremini kui motivatsioon, võib-olla see ongi mingis kaudses mõttes motivatsioon, aga minu jaoks töötab enesearmastus. Et kui ma nagu mõtlen, et ma teen seda iseenda jaoks, et mul oleks nagu hea olla, et siis mul nagu selle motivatsiooni leidmine või otsimine, et ma nüüd peaks vaatama mingeid motivatsioonivideosid või kuidagi olema mingis selles õiges infoväljas, siis see nagu kaob minu jaoks täiesti ära. Et mis sinu arvamus on motivatsioonist? Tead sa, siin ongi nüüd kahtepidi, nagu ma ütlesin, et üks asi on leida mingi selge eesmärk, mis aitab motivatsiooni hoida. Kõik ei pruugi, nagu öeldakse, seda leida, eriti kui inimesel ei ole otseselt nagu kehakaaluga ka mingit häda. Siis on seda kõige raskem leida. No siis on ja raske. Mul ei ole otsest häda, kui ma sinna trenniga ei lähe, midagi juhtu, kui ta jääb vahele. Ma olen iseendaga rahul, ma ju armastan ennast nii ka, eks ole. Et siis need asjad kipuvad tegelikult vahele nagu jääma. Aga kui sa küsid, et kas seal on nagu ühte ühist asja olemas, kindlasti ei ole, sest ma olen küll enda puhul, vaata jälle, ma ei ole võib-olla kõige parem nagu näide selle koha pealt motivatsiooni leidmis. Aga ma olen proovinud seda vahepeal, et ma lasen peast lahti, kuna ma ju ei tee enam võistlussporti, et mis mind motiveerib näiteks, lihtsalt käimagi. Kuna ma loomulikult jõusalis juba olen, siis ma vahest pean endale jaoks ka maha müüma selle, et ma tegelen lõpuks kõigi teistega ja enda trenniks sa oled lihtsalt nii väsinud juba päeva lõpuks, et pagan, ei tee täna midagi juhtu. Siis ma nagu koputan ise endale, kuule Ott, mida sa jamad nagu? Sa tegeled kõigi teiste muredega, aga enda tervise, enda mure sa tahad nagu, et siis sellega ma saan endale koputada. Et just kui sa ise oled kõige vähem tähtis. Jah, kõige vähem tähtis, et mul on kõigi teiste jaoks aega, aga ise enda jaoks ma ei leia aega. Enda asju ma justkui väärtust, et seda ma pean endale aegalt meelde tuletama. Aga loomulikult, nii kui mul käib ikkagi mingi klikk ära, mingil ükskõik, ma räägin praegu, näiteks ma käin harrastustennist mängin, just tulin tennisetrennist. Kui ma nagu suudan enda jaoks nagu, jällegi nagu maha müüa selle, miks ma seal käin, okei, väga hea kardiotegevust on, sest ma ei taha ühe koha peal lihtsalt jõusaalis kuskil vantsida mingi raja peal. Ma olen lihtsalt selle oma elus ma võin seda vabalt teha. Nii palju teinud, kui sa oled lihtsalt neid tunde, ma ei kujuta ette 100 kui mitte 1000 tunde seal oma elus teinud, siis sa lihtsalt mingit kammendab. Ja siis sa otsid mingit muud mängulist vahendit, kus sa saaksidki südamele koormust anda, ma saan aru, et see on vajalik. Siis ma leidsin, eks ole, tennise. Tennisiga on teine asi, et samamoodi sa ei taha olla nagu võib-olla kõige kehvem mängija, siis ma leian seal mingi motivatsiooni, et ma käingi treeneriga teen ja ma näen loomulikult seda arengut. Ehk jällegi, treeneritel on hästi suur roll tegelikult siinkohal, kes saavad nagu, sest vaata, kui inimene näeb, miks ta teeb, ta näeb tulemust, ta näeb, et ta läheb paremaks seal, ta on tunduvalt motiveeritum käima. Kõige vähem motiveeritud on inimene, kes käib, täpselt teeb oma ühte sama harjutuste ringi, ühe samasuguste raskustega, ühe samasuguse kava järgi võib-olla viimased 5 aastat. Ja ongi, et aga see on ka tore harjumus iseenesest. Parem kui mitte midagi. Parem kui mitte midagi, aga lihtsalt uskugi mind, et kui sa näed ära mingilgi kujul, et su saavutusvõime paraneb, vähemalt mind ennast on see nagu alati motiveerinud ja ma ei pea alati minema võistlema kohe selles asjas. Aga see on võib-olla mingi uus metoodika, mille ma võtan. Enne suga ka rääkisin, et me siin arendame uut fitnessiala, fitness challenge'it. Jaa, räägi sellest vaatajatele. Ja esimene fitnessiala siis nüüd tehti Kulturismi ja Fitnessi Liidu külge, mis siis põhimõtteliselt ei küsi, kuidas see välja näed. Seal ei pea olema madal rasvaprotsent, seal ei pea isegi lihaseid nii palju olema. Aga seal on selgelt 6 harjutust, mida siis 2-minutise tsükliga nagu sooritatakse, eks ole ju. 2 minutit teed, 2 minutit puhkad, eks ole, sellise intervalliga. Ja põhilised harjutused, lõua tõmbamised, rööbaspuudel surumised, väljasted, kangiga, kõhulihased, kõik sellised, mida erineval kujul, erineva treenitusastmega inimesed teevad. Kõik need asjad, milles ma olen kõige nõrgem. Ja ütleme, see näide, mille ma tõin, oli ka kõige kõvemas sellises kuldsarjast, aga seal on ka hõbe ja pronksari, kus ei pea isegi jõudma lõuatõmbeid teha, aga on, ütleme siis mingisugusel teisel kujul seljalihaste harjutused, eks ole. Ja vot see oli siuke asi, mida üle tüki ja ma mõtlesin, et okei, see on nagu päris sport ja tehakse ka just laval päris sporti, sest mis on tegelikult raskendanud kulturismi ja fitnessist arusaamist, on siis olnud see, et me trennis me teeme päris trenni. Sellest saab igaüks aru, ma ütlen, tegin jalapressi, tegin kükki, surusin, tõmbasin, päris sport. Kui me läheme lavale, jätame me kõik selle pärispordi kõrvale ja lihtsalt piltlikult öeldes teeme tiiru ümber oma telje, demonstreerime, seisame, naeratame. Ja tõesti väga raske on aru saada, et mis asi siis toimub, kuidas seda saadab spordiks, kuigi seisab sportlik inimene, eks ole. Aga see lavaline tegevus ei ole nagu päris sport. Ja see on raske on mõista, aga nüüd toodi siis selline ala juurde, kus öeldakse, palun, need on füüsilised harjutused, loeme kordused kokku, kes tegi kõige rohkem. Iga inimene siin laua taga ka, kes meil seal eetri taga on, tõenäoliselt saab aru, et kõlab loogiliselt, eks ole, kõlab nagu päris sport. Ja see on see, mida ma täna tahangi viljeleda ja pigem nagu tõsta siis nende inimeste
võib-olla luuagi neile inimestel täna ka, kes ütlevad, et kuule Ott, et me elu sees ei lähe sul kulturismis fitnessis võistlema, aga see fitness challenge kõlab huvitavalt, et seal võiks proovida isegi kaasa teha. Ja kusjuures sügisel ma teen esimesed Eesti meistrivõistlused ja tulevad need erisarjad ka lihtsamad. Ja täna ma näen, et treenitavad, kes mul käivad, paljud minu eas inimesed, noored inimesed on ju, siis ka need inimesed ütlevad, vot see on see, milles me tahame võistelda. Ja tegelikult ma panen selle harjutuse tiiru ette, selgub, et nad suudavad seda päris kenasti ja teha. see loob kohe selle põnevuse ka, No sul tead, et nüüd seal mingi periood, mul tuleb see võistlus, ja, ma nüüd treenin ja sa oledki sügiseni ja kui ma täna istutan selle mõtte, näiteks ka sinule pähe, miks mitte, et septembris 23 toimuvad Sparta spordiklubis Eesti meistrivõistlused. Palun 4 kuuga, et sa ei pane ka püssi põõsasse suvele ja ütled, oi, mul ei olnud suvel aega käia. Kuule, kallid sõbrad, et suvil on väga hea aeg treenida, siis te peate palju vähem tööl käima, on ju? Täpselt. Ja energiat on ka rohkem. Just. Veel üks küsimus siin webinari vaatajatelt, et kas Ott saaks soovitada treeningkava harjutusi algajale? Oi, ma saan ja tegelikult seda materjali alates sellest samast õpikust, mida ma ju siin mõned aastad tagasi kirjutasin, algajate kavad sees. Otil on väga hea raamat, kes ei ole veel lugenud, seal on toitumisest väga palju infot. Targalt toitumise treenimise käsiraamat, et seal on tegelikult algajate kavad meestele, naistele, kodus, jõusaalis koos piltidega ja loomulikult ütleme niimoodi, et me tegime omal ajal, ma ei ole kindel, et need üleval on, aga vabavarana tegime ka täiesti treeningkavad, fitness.ee portaali tegime omal ajal, ma isegi ei tea, kas need täna seal üleval on, aga vabavarana mine võtta algajate kava, liikuvate piltidega hakka toimetama, eks ole. Ja loomulikult ka veebipõhiselt ma ise, kui keegi soovib, koostan samamoodi ka treeningplaane ja toitumisplaane, nii et selles mõttes ka täitsa võib spetsiifilisemalt võtta ühendust. Siis on veel üks väga huvitav küsimus tulnud, et kas treenimises tekkinud sulgudes liiga valus ja 3 päeva, lihasvalu on seotud ka mingi ainepuuduse või toitumisega. Mida teha? Selgitame kõigepealt, mis on toimunud inimese kehas, et tal valus on. Kui me saame aru, et treening... Ta on algaja treenija. Ja esimene asi, mida me treeningus tegelikult teeme, on siis see, et me mitte ei tekita lihaskasvu, vaid me tekitame raku tasemel lihaste lagunemise protsessi. Me lõhume lihasrakke, see on ots mõttes. Kui tekib venitus, siia näiteks kangiga biitsepsisse alla minnes, toimub rebenemine. Myofibrillid, väiksed niited moodustused, millest lihased koosnevad, rebestame nii-öelda. Ja küsimus nüüd ongi selles, et kui me neid niitjeid moodustusi pidevalt lõhume, tekitades sinna mikrotraumad, nüüd järgmine asi on see, et peale seda hakkab pihta valgusüntees, keha hakkab ennast parandama. Nüüd selle aluseks, et see protsess saaks kiireneda ja päris hästi toimida, peaksid samamoodi organismi sattuma nüüd valgud, eks ole. Valgud ise koosnevad aminohapetest, circa 20 erinevat aminohapet, 9 neist asendamatud, mis peavad väljast tulema toiduga ja 11 need, mida on keha ise võimeline sünteesima. Ja nüüd ongi see, et kui satub piisavalt valgurikast toitu inimese organismi, saab see protsess minna kiiremini. See ei välista lihasvalu, olgu öeldud, aga piltlikult öeldes, muidu on 3 päeva valus, tõenäoliselt valu taanduks võib-olla 2 päevaga. Ja teine asi on see, et kui nüüd algaja hakkab tundma liiga intensiivset ja suurt lihasvalu, siis ma ütlen, et natuke üle pingutatud esimeste trennidega. Ehk minu soovitus nüüd neile, kes siis alustavad treeninguid, on see, et esimese 2 treeningu nädala jooksul te ei pinguta mitte ühtegi harjutust, mida te parasjagu teete, suutlikkuseni. Mida see tähendab? Just tahtsingi küsida, mis asja see tähendab. Ma sulle ette näiteks, et teile ole hea, pane, ütleme, mingisuguse X raskusega või harjutusega teed sa näiteks 12 kordust. Ei ole vahet, kas see on plokitõmbed ülevalt või mingi surumine või jalapress võijalasirutus või kõverdus. Sa teed 12 ära ja ma ütlen, loobu sealt maalt, kus sa umbes 4-5 jõuaks tegelikult veel teha. Ma ei anna endast kõike kohe ära. Sa ei anna kõike. Tegelikult kogu aeg on siuke tunne, et jõuaks veel, aga las olla nagu. Ja tegelikult esimeste trennidega juba sellega te kaasneb kerge lihasvalu juba. Nüüd, nii kui te lähete suutlikkuseni esimeste trennidega, siis juhtub täpselt see sama asi, mida kirjeldati, ehk see lihasraku kahjustus on nii intensiivne ja võimas, mis tähendab seda, et ka selle kahjustuse lappimiseks kulub oluliselt pikem taastumisaeg lihtsalt. Ja mis on siis soovitus, mitte seda, et minge nüüd homme ja lõhkuge sama lihas peale, olgu öeldud, et lihtsalt mis siis juhtub, seda kusjuures soovitatakse tihti. Küll mõõdukas koguses kardiotreening ja kerge venitus võib kiirendada taastumist. Aga jumala eest ei ole vaja minna teha jõutreeningut sinna peale, sest mis siis juhtub? Need kahjustused lihaste rebenemise näol, need on olemas lihastes. Kui me nüüd võtame samasuguse raskuse, millega me eile need kahjustused tekitame ja rebestame seda veel, me võime täiesti tõsise trauma endale saada.
Ehk sisuliselt me lähme lõhkuma juba lõhutud seina. Pluss trenni isu läheb ära. Jah, no peale vigastus kindlasti see ka. Aga mõttena tõesti, et lihasvalu näitab seda, et lihas ei ole treeninguks veel valmis. Pigem üks taastumispäev või jagada ära näiteks need lihased, mis valusad ei ole, nendele anda siis nendel päevadel koormust ja tulla selle lihase juurde tagasi, mis siis on ära taastab täiel määral. See on see loogika, mille järgi me peaks aru saama, mida me treenime. Selle jaoks juba edasi jõudnute kavad ongi nii, et sa teed üks päev, ma ei tea, rinnalihaseid, järgmine päev teed selga, siis teed jalgu. Nii et tegelikult pidevalt on sul kuskilt valus, aga sa ei tee samu lihaseid järgmises treeningus. See on see loogika. Kui on, minu arvates on nii ka, et kui on nagu järgmisel päeval niisugune meeldivalt valus, minu arust see on nagu väga hea tunne. Ja mõõdukas valusus on väga okei näitaja, et me oleme tegelikult saavutusvõimet tõenäoliselt parandanud. Mingi progress. Ja mingi progress, sest kõige hullem, mis saab kaasneda ka see, kui inimene käib 2 aastat trennis, tihti mu juurde tullakse ja öeldakse, mu lihased ei valuta enam mitte midagi, mitte kuskil. See on väga selge see, et lihastel on kohanemisvõime. Ja kui see treeningkava on kogu aeg ühesugune, ta viibki, iga kava viib meid kuhugi maani, aga iga kava kuskilt maalt ammendub. Tuleb muuta. Mis tähendabki seda, et aeg-ajalt, vähemalt kord kvartalis, me peaksime treeningkavaga muutma, et mitte lasta lihastel kohaneda. Ehk tegelikult treeningu eesmärk ei ole mitte lasta kohaneda lihastel, vaid vastupidi, kogu aeg mõelda, mida teha nii, et keha peab pidevalt vastupanu suurendama. Ja loomulikult alguses me peame selle peale vähem mõtlema, lihtsalt mida kõrgemaks läheb nüüd treenija tase, seda rohkem ma pean kogu aeg mõtlema, mida ma teen, et nii palju paremaks minna. Treeninguid alustades teie eesmärk on minna 2 korda vähemalt nädalas treeningsaali kohale, teha ette nähtud ring ära, trennilt, nädal nädalalt, tasapisi seda pingutusastet esimese hooga tõsta. Isegi mitte kohe proovida raskust tõsta, aga te lähete pingutusastmega suutlikkuseni, eks ole. Ehk sisuliselt 2 nädalat treenides, teile ütlen nii, nüüd on nii, et 2 esimest tööseeriat sa teed varuga, väikese varuga ja viimases pingutad nii palju, kui suudad. Ehk siis hakkad pingutama, aga see tuleb samamoodi koos treenitusega, mitte esimese treeniga. Ja see kehtib ka kusjuures neile, kellel pikk paus on olnud, kellel võib-olla on väga hea jõusali kogemus all või isegi vahet ei ole, mis muu treeningu kogemus. Kui jookse ei ole pikka aega jooksnud ja hakkab treenima vana programmi järgi, millest ta lõpetas, lihasvalu kaasneb täpselt samasugune. Ehk tegelikult ma pean aru saama, et isegi väikse pausi puhul ma esimesed trennitan kergemalt sisse ja siis alles võtan pöörded üles. Siia vahele on mul üks selline miljoni küsimus ka, ma ütleksin. No. Kui ma seda täna hommikul, see on ka ühelt meie siis webinari vaatajalt. Ja kui ma seda täna hommikul esmakordselt lugesin, siis ma mõtlesin, et tahaks isegi vastust teada. Ja siis ma täna päris mitmelt inimeselt küsisin ka seda sama küsimust, sain erinevaid vastuseid. Aga Ott, mis sina arvad, miks nii paljud ettevõtmised ebaõnnestuvad? Oi, see on tõesti miljoni küsimus, ega sellist ühest vastust ei ole ka. Aga ma arvan, et nendel on väga tugev seos, ebaõnnestumistel on väga tugev seos tegevuse eesmärgistamise ja motivatsiooniga. Need on kõik nagu ühe spektris. Kui meil ei ole selget eesmärki, siis tõenäosus ka ebaõnnestuda on tunduvalt suurem, sest me lihtsalt jätame asja pooleli, kuna me isegi ei saa aru, kuhu me liigume, eks ole. Ja meil pole ka motivatsiooni nagu seda saavutada. Nii et ma arvan, tegelikult ma tuleksin võib-olla siit kohalt ka tagasi, et me saame ebaõnnestuda juhul loomulikult, kui me oleme enda jaoks selgeks teinud kõigepealt, mida me saada tahame. Teine asi on see, et ebaõnnestumise puhul peaks alati järgnema analüüs. Ehk mitte lihtsalt, et ei viitsinud ja ei tulnud välja, aga miks see tülpimus tuli, kas jäi teadmistes puudu, kas see tulemus ei olnud ootuspärane, mis läks viltu. Ehk isegi näiteks võistlused, sport seda kusjuures õpetab. Meil oli ka omal ajal, tuun näite, omal ajal oli ka mingid võistlused, kus sa nagu meeletult panid energiat alla, sul oli hästi hea fookus oli, aga tegelikult tulemus on üldse ootuspärane nagu. Ja kui ma oleks lihtsalt läinud sama urraaga peale, et ma olen samamoodi edasi ja loodan paremat tulemust. Ehk alati ütlen, et ei ole mõtet võtta sama taktikat ja proovida saada samasugune või paremat tulemust. Sest sa saad sama, nii äris kui spordis. Ehk kui mingi süsteem või asi, mida te olete läbinud, ei töötanud, tõske see kõrvale, aga sellel peab eelnema analüüs. Miks ei töötanud? Miks tekkis tülpimus, miks tekkis tagasilöök, võib-olla jäid haigeks, miks sa jäid haigeks, kas oli mingi periood selline, seal on alati, te saate päris pika nagu lehekülje põhjendusi ja siis me saame alati hakata leidma sinna kõrvale midagi, mis aitab järgmine kord kas siis vältida või ette näha neid asju, mis tulema hakkavad. Ja loomulikult mingi võib-olla natukene teine taktika või ajaline perspektiiv, sest ka see asi on, et tihti ju hinnatakse liiga kiireks
me võime eesmärgi panna, vot oligi, et ma ei tea, tahan ruttu, ma ei tea, kas suruda kangi nii palju, joosta nii kiiresti või võtta kaalu nii palju maha või juurde. Aga kui see algpanus on juba ebarealistlik, siis ma ütlen teile sõbrad, kahjuks see on juba ette hukule määratud eesmärk. Ehk me peame aru saama, mis ajaga mingi asi on saavutatav, mis eeldab juba kas siis eneseteadmist, kas siis selle tausta välja otsimist või kedagi, kes aitab teil selle fookuse paika panna, mis ajaga see on realistlik teha. See suures osas väldib ebaõnnestumist juba. Sest vaata, kui keegi krotib teie ootusi üles, sest uskuge mind, kui keegi tuleb minu juurde, ütleb, et mina tahan teha näiteks isegi võistlussporti, siis ma vaatan loomulikult geneetiliselt inimesele peale, kui ta on selle ala tegija, eks ole, kas tal geneetiline eeldus on. Sa kohe niimoodi näed ära. No laias laastus ikka näed. Kuule, kui sul ikkagi õlad on kitsamad, kui su puusad ja ma ei tea, näiteks vahet ei ole, kas meeste või naiste rahva puhul. Mul on väga raske sulle luua illusiooni, et kuule teile, hakka nüüd tegema ja mina garanteerin, et sinust tuleb maailmameister. Ma ei saa garanteerida, ma ütlen, võib-olla sa jõuad võistlussporti. Ma isegi garanteeri, et sa Eesti tasemel mingi tulemus, aga sa võib-olla jõuad lavale. Mis ei ole välistatud, et sa jõuaks kunagi parema tulemuse, aga ma ei saa sul krottida ootust ülesse, kui minu varasem pikk kogemus ütleb, et see on ebareaalne eesmärk. Vot see on see asi, millega vahest nagu minnakse võib-olla või on treenerid ise krutivad liiga suure ootuse. Lähme ja sa saad ja kerjavad liiga üles selle. Tihti ära vend tuleb, tal on pähe tambitud, et ta peab võitma selle võistluse ja sa arvad, et ta on nii pettunud, kui ta seda ei võida nagu. Maailma lõpp. Kuskil ei olegi garantiid, et sa võidad. Küsimus ongi see, et sa annad endast maksimumi hindad ja sa pead aru saama ka, kellega sa siis võitad, mis võistlusesse siis see tulemus. Aga mõte tal on sama ja me võime seda sama nagu meetodit kasutada siis tavaelus ilma võistlusporti minemata. Aga samamoodi, kui realistlik see asi on, milline see teekond on, milliseid teadmisi mul on vaja, milliseid abivahendeid mul on vaja, mis mind võib-olla takistavad. See on selline coachingu nagu teema ka samamoodi, kus sa kaardistad ära. Ma olen kusjuures coachingu kursustel ka omal ajal käinud, et see on tegelikult ka, mis treeneri töös on oluline. Et kuidas seda kõike edasi anda ja välja selgitada, sest me peame selle motivatsiooni sinu seest üles leidma, mitte seda, et minul see olemas on. Lõpuks ma pean ju ise tegema seda kõike. Lõpuks on ta iseseisev töö, sest vähe on abi, kui sa pead mulle küll aru andma, aga sa ise nagu absoluutselt ei saa aru, et tegelikult vastutus, kõige suurem vastutus on mul ise endas. Spordis on samamoodi, mina tegin ise endaga kokkulepped eelkõige. Ja ma tundsin ennast halvasti, kui ma neid ei täitnud. Ma saan ka aru, et sellist enesekontrolli ja enesenõudlikkust ei ole kaugelt. Sa olid nagu ise enda treener. Aga see oli ka põhjus, miks ma saavutasin tulemused, kuna ma olin ise enese suhtes hästi kriitiline. Vaat see enesekriitika on hästi oluline. Ma näen, kui inimestel see puudub, kahjuks paljud, siis päris hull on see, ausalt. Aga see on ka halb, kui sa oled nagu liiga enesekriitiline jälle, et see on nagu teistpidi jälle halb, on ju. Mõlemad äärmused. Aga ütleme, mõõdukas koguses sellist enesekriitikat on nagu pigem tervitatav. Aga see sama miljoni küsimus, et mina kohtusin täna ühe toreda tegevjuhiga ja küsisin tema käest ka, et ütle palun vasta küsimusele, miks nii paljud ettevõtmised ebaõnnestuvad. Tal oli hästi huvitav vastus sellele. Ta ütles, et see on väga lihtne. See on see 80-20% printsiip, et sa teed, annad endast 100%, 80% sa võid ebaõnnestuda, aga see 20%, see õnnestub. Ja mõnes mõttes on see tegelikult ka selline, ütleme küll ka äris kasutatav valem tõesti, et 80% tegevus annab sulle 20% tulu või vastupidi, ei niipidi ikkagi, täpselt. Ja see, aga tõsi, et tavaelus nagu ma ütlesin, et need põhjused on erinevad, aga oluline on mõelda selle peale, sest tavaliselt ongi nii, et ei tulnud välja ja inimene lööb käega, tegelikult väga analüüsinud ka, et miks need asjad võib-olla ebaõnnestusid. Meil on siin tegelikult trenni osas veel mitmeid küsimusi, aga kuna me päris nagu toitumiseni ei olegi veel jõudnud, siis ma liigun nüüd siit ikkagi toitumise juurde ka, et siin on selline küsimus. Ma vaatan kohe, millise ma siit võtan. Ma võtan selle. Hea lühike. Kas hommikuks smuutit juua on okei? Selles mõttes, et smuuti üksinda küsimus ongi smuuti koostis. Mis seal sees on? Mis seal sees on. Et kui me joome lihtsalt, ütleme, puuviljadest või marjadest tehtud smuutit, ma ütlen väga tore, aga kui ma toitumisloengul ütlen, et hommikusöök võiks meile anda laias laastus pea 30% päevasest toidu energiast, siis nagu, ma ei tea, millest see smuuti peab olema tehtud, et ta sellise liitri teile kaloreid annaks, et ta peab ikka päris ammus asi olema, eks ole. Nii et me saame siit juba vastuse, et ta on pigem
smuuti võib olla üks osa hommikusöögi juures, aga ta ei ole täisväärtuslik hommikusöök, sest esiteks, nagu ma ütlesin, selle jaoks me peaks sinna sisse panema mida? Me peaks sinna sisse panema, eks ole, süsivesikud sealt enamajalt tuleb päris kenasti, küll võib-olla rohkem, ütleme, sellist lihtsüsivesiku baasi pealt, küll võib-olla mingisuguseid isegi kiudaineid mingil kujul, samal ajal me peaks saama sinna mingisugust midagi rasva sisse panna, sest meil on vajalik ka teatud osas rasvahappeid ja üldse toidurasva. Et kolmas pool tekib küsimus, et kuskilt me peame sinna valgud nagu tekitama. Nii et tegelikult iga toidukorra üks põhialus on see, et mitte vaadata detaili või küsida konkreetselt toiduaine kohta, vaid vaadata, et me enam-vähem igast nii-öelda makrotoitainete rühmast oleks seal esindatud, sest vastasel juhul, kui me jätame hommiku juba kas valgud või rasvad söömata, siis tekib ju küsimus, et siis on juba defitsiit. Nüüd ongi küsimus päeval. Siis me peaks päeval saama, päeval selgub, et võib-olla saame, võib-olla ei saa. Ja siis tekib küsimus, et siis on juba ju pahasti. Siis meil ei ole mõtet arutada, kas smuuti on nagu hea või ta ei ole hea või mis ta nagu on. Mina arvan ka, et selle lihtsalt, kui teha traditsiooniline smuuti, kus ongi ainult seal võib-olla mingid puuviljad, marjad sees, et ta nagu maitsev küll, aga selle najal nagu pikalt ei sõida. Ta võib olla ka juhul, ütleme, kui inimene tõesti näiteks ütleb, ma lähen tunni pärast hommiku treeningule. Siis ma ütlen ka, väga hea, sest ega siis ei saagi enne laias laastus mingit mune ja mingit kraami sisse vändata, sest nad lihtsalt ei jõua kuskil, eks ole, seedimisprotsessi käigus. Aga tõesti see smuuti ei hakka trenni segama ja pigem peale hommikust treeningut tuleb juba tugevam toidukord. Siis ma ütlen küll, et miks mitte. Et igal asjal on nagu kontekst, et me selle ehtustada ja ei, must ja valge, millises kontekstis me seda tahame nagu näha. Ütle, kas sul on mingi selline asi, mida sa üldse ei söö, sulle ei maitse? Mida ma nagu tõesti, ma ei tea, kas nüüd vihkan, aga mille peale ma nagu, vähemalt, mis on esimene asi lõhna? Popcorn. Ma sellepärast kinos käin ka väga harva, et ausalt ma lihtsalt sest see haiseb. No ta ebameeldivad, see on täiesti selline nagu kõige sokid unustanud kuskile laiali. Ja midagi teha ei ole. Kuidagi. Ja kusjuures, kui ma nagu maitsen, ega ma olen omanes ju popcorni söönud, aga pagan, see lõhn on lihtsalt nii tülgastav minu jaoks, et ma ei suuda nagu seda lihtsalt nagu enda jaoks nagu kuidagi sööda. Aga isegi siis, kui ta on niisugune võine, vaata, osades kohtades on niisugune kuna võine. Lõhn on nii tülgastav, ma ei jõua maitseni, sest see lõhn teeb ise juba minu jaoks selle ära, et ma ei taha seda. Ja. Mul on niisugune asi, on kitsejuust. Jäle. Vastik. Aga toitumise juures jätkame, et siin on meile ka ette saadetud selline küsimus, et mitu korda päevas peaksin sööma ja kas snäkkimine on halb? Snäkkimine jällegi, me peaks aru saama, et mida snäkkimise all mõeldakse. Kas snäkkimine tähendab seda, et ma iga natukese aja tagant sirutan, nagu meil on viinamarjad ees, siit käe siia ja võtan. Ma ei tea, kas see on snäkkimine. Mis see tähendab üldse? Äkki ta on vist natuke midagi, millegi suu vist on? Ega ta selles mõttes hea üksinda ei ole, sest tähendab, tekibki ju see, et selle paari ampsuga esiteks me ei tekita mingil kujul nagu mingisuguski, ma ei ütle nüüd täiskõhutunnet, aga laias laastus tunnet, et me tegelikult midagi korralikku nagu sööme. Teine asi on see, et tihti snäkkimise puhul me saame suhteliselt ühekülgseid, ütleme siis, me sööme üldjuhul suhteliselt ühekülgseid toiduainet. Ehk näiteks, kui meil on kausitäis ja viinamarju ees, tavaliselt me nokime lihtsalt nii kaua, kui tõenäoliselt ta on otsas on, eks ole. Ja nüüd on küsimus, et mida me sealt siis saime. Nüüd on väga tore, et väga palju süsivesikuid. Eks ole, kui te ütlete, et ma lähen vahetult nüüd jooksma või tulin trennist, siis ma ütlen, võib-olla ei olnudki nii paha, eks ole, aga kui ma istun õhtu otsa ja söön midagi, kus ma saan ainult süsivesikud, mis on vahetuks energiaallikaks, siis ma nagu esitaks küsimuse, kas see nagu kõige mõistlikum tegevus on, sest samal ajal ma tegelikult ju olulisel määral ei kuluta ka seda energiat ära, eks ole. Nii et ka tegelikult, miks on oluline nüüd alates sellest smuutist hommiku kuni teiste toidukordadeni aru saada, et ka vahepala, vahest inimesed ütlevadki mulle ka, et kuidas vahepalaks üks puuvili on? Tähendab sama asi, nagu siin see vastus oli, et väga toredan, hea võib-olla süsivesiku allikas, aga nüüd on jälle küsimus, aga ta ei ole täisväärtuslik toidukord, kuna tegelikult seal ei ole valke ja rasvu mingi kujul, eks ole. Ehk me peame alati aru saama, et kui me paneks siia natuke pähklek kõrvale, saaks juba natuke valku ja enamalt rasva, kasulik rasvappeid, eks ole. Ja nüüd on küsimus, et võib-olla on seal mingisugune, kas täna on ju valgu jogurtid, pudingud ja igasugused asjad, väike tops mingisugust siukest asja ka kõrval. Siis ma ütlen küll, et palun väga, see on ju täiesti okei toidukord, eks ole. Et me jõuamegi siia, et üksinda ühe toiduaine söömine ei muuda seda täisväärtuslikust toidukorraks. Ükskõik kui tervislik see justkui on. On see kausitäis porgandeid, on see kausitäis seda, et meil paratamatult organismi ei vaja ainult sealt saadavaid toitained, vaid ta vajab kompleksilt 11 kolmandat. Et see on nagu mõtteküsimus. Mis see sinu arvamus on vahepalade osas?
kas see on midagi sellist, mida võiksid nagu, me oleme ju harjunud siin Eestis nagu rääkima, et 3 põhitoidukorda päevas, pluss siis 2-3 sellist mingit vahepala. Aga mis sina arvad vahepaladest? Vahepalade pluss või miks nad üldse on head, on ikkagi see, et kõige suurem nagu mõte või point on neil ikkagi see, et vältida sisulist õhtust ülesöömist. See on nagu üks asi, sest tihti kõige suurem paus, kus üldjuhul inimesel on, jätame öö kõrvale, eks ole, kus on ajaliselt, on kõige pikem paus, kus me ei söö, aga järgmine on nüüd lõunasöögis kuni õhtusöögini. Keskmise tavainimesel tavaliselt. Oleneb, mis kell selle õhtusöögi teed. Ja vahet ei ole, isegi kui ta peale tööpäeva läheb, ütleme 12 käis lõunal ära, siis arvesta, et mingisugune 6-7 tundi läheb tõenäoliselt aega enne, kui sa ikkagi õhtusööki sööd ja see on kõige varasemal kujul, eks ole, vahest isegi hiljem on ju. Ja nüüd tekib see asi lihtsalt, et selleks ajaks on ikkagi see lõunasöök ammu ilma ära kulutatud ja juba see nii-öelda see energiadefitsiit on nii suur, et meil on väga raske õhtust isu kontrollida. Ja tuju hakkab juba pahaks minema, kui kõht on tühi. Ja teine asi on see, et miks selle vahepala olulisus nüüd just selle päeva võib-olla teises pooles, kuskil kella 3-4 aeg mängu tuleb, on see, et enamus inimesi, neil on juba tööpäeva lõpuks ja veresuhkur tase tuleb piisavalt alla. Ehk mis tähendab omakorda inimene tunneb sellist loidust ja väsimust nagu ja tegelikult tal ongi väga raske ennast üldse saadagi trenni, sest ta on nii väsinud juba. Aga vahepealne toidukord aitab mõõdukalt tõsta seda veresuhkurtaset ja tegelikult annabki nüüd selle päeva teiseks pooleks, kus me justkui saaks ise endaga tegeleda. Just selle jaoks ta annabki sulle energia. Nii et see on nagu oluline pool ja sellest oleks täiesti piisav ühest toidukorrast. Me ei pea siin ütlema, et nüüd sööge kõik 6 korda päevas. 4 toidukorda, millest 3 on põhitoidukorrad, hommik, lõuna, õhtu, 1 on siuke vahepala. Ja see on väga hea, sealt saadki seda energiat, et ise enda jaoks aega võtta energiat. Ja ta väldib paugus ka seda, et kui te nüüd kas või peale kehalist aktiivsust või ka peale tööpäeva, isegi kui te ütleme, et ei käigi trennis, jõuate koju, siis te ei ole nii näljasid ja te tarbi õhtu üle, sest ma ütlen 99% inimeste põhiprobleem on õhtusöök. Need, kes minu juurde tulevad, ainus asi, mida ma lahendama pean, kuidas nad ei kaabiks enne magama minekut ennast nagu kuidas kurguni täis. Kuidas nad ei sööks terve õhtu. Täpselt, ja nii ongi, kell 8 on õhtusöök, vaatan, tal on kell 11 on veel toidukord. Ja. Miks sa kell 11 pead sööma midagi, mina ei saa aru. Sest loomulikult, aga kui sa hommikul jalutad 2 kätt taskus kodust välja, siis ma ei imesta, et ega siis ja osa ütleb, ma ärkan ööse ülesse nälja peale. Jah, ma olen ka seda kuulnud. Jumal, ma ei tea, kuidas võimalik on. See on võimalik ainult siis, kui see päev otsa ei pane mitte midagi suhu, siis ma ütlen küll, ega organism ei ole nagu rumal. Ta kupatab su öösel ülesse, et sa tegele nüüd sellega, millega sa sõber päeval. Kui on juba nii-öelda, eks ju, kriitiline on ju. Sest ta vajab energiat ja kui on vaja, siis ta on suuteline sind ka öösel üles jääma. Aga kui me täidame need kohustused. See vahepala mõte on nagu selles mõttes ka hea, et mis me ju teeme, kui meil saab tööpäev läbi, on ju, me käime ju taalt poest läbi, on ju. Ja siis, kui sa lähed väga tühja kõhuga poodi, siis see ostukorv seal on väga juhuslikke asju täis. Ja no nii on ta kõik selle keti, mis tavaliselt selle libastumiseni viib, see vahepala sisuliselt sätib selle korda. Ja teine pool on loomulikult hommikusöök, mida ma ütlen ka, et võib-olla algul tundub, et kudamoodi pole isu. Ma alati on väga lihtsa näite, miks hommiku ei ole isu. Lihtsalt põhjusel, kui te sööte õhtul piisavalt kõhu täis, selgelt ka 12 tundi hiljem teil kõhtu üheks ei lähe. Tehke sama katse nüüd teistpidi. Laadige ennast hommiku kurguni täis ja vaadake, kas te õhtu 8 peate vastu. Ei pea. Kinnitan, et ei pea. Ükskõik kui palju te hommikul sõite. Te raudselt tahate süüa, võib-olla mitte kell 12, kell 3-4 raudselt juba tahate. Nii et see näitab seda, et isegi sama energia hulk päeva esimeses pooles antes, organism tuleb sellega kenasti toime ja õhtul enne magaminekut andes on näha, et võetakse ära nii palju kui nälja kustutamiseks vaja ja öösel on minimaalne ikkagi energeetiline kulutus. Siis on üks küsimus siin, väga hea küsimus toidulisandite kohta, et kuidas ma tean, kas ma peaksin sööma toidulisandeid? Kui palju üldse peab võtma, vereproovid korras, kas siis ei ole vaja? No tegelikult selge, et ka vereproovid mõneti on aluseks tõesti vajadusele ja teine pool on nagu, kuidas nüüd öelda, selge, kui midagi on paigast ära, siis me näeme tõesti vereanalüüsis seda. Aga väga tihti, mida mina nagu oma klientide peal näen, on see, et nendes vereanalüüsides kuidagi oleks nagu väga nagu kinni, et mul on nendega kõik korras, aga tegelikult on uuritud perearsti juures võib-olla seal 3-4 mingit põhiasja, et ei ole tehtud seal Synlabis neid põhjalikke analüüse, et tasuks alati vaadata, et mis analüüsid täpselt ikkagi korras on. Kindlasti see on nagu üks asi, et vaadata ja mida me võrdleme, sest tegelikult see spekter võib olla mitu lehekülge. Ma ka ikkagi vereanalüüse vähemalt ütleme siin korra aastas või tihedamalt ka annan ja
siis ikkagi see spekter on päris nagu pikk, mis sealt välja tuleb. Aga teine pool on ikkagi see, et me peaks seda alati siduma ka nüüd kõrvalt nagu proovides nagu teatud enesetundega. Et ikkagi, kui me järjepidevalt tunneme kas väsimust või mingisugust sihukest asja, siis võib-olla selgub, et võib-olla midagi nagu kas magneesiumit või mingisugust või teine näide on D-vitamiin, eks ole, talvisel ajal. Ehk siis sügis-talvine sihuke periood. Tõesti, seda on võimalik ka vereanalüüsist välja võtta. Kui ta tõesti on üle, ma ei saa siis öelda, et kuulge igaks juhuks profülaktika mõttes kaapige sisse. Aga suurel osal on tegelikult ikkagi ta pigem madal. Aga suur osa inimesi tegelikult ei käi ka vereanalüüsi nii sagedasti andmas, et siis tegelikult selgub näiteks, et D-vitamiin oleks väga hästi oma koha peal, eks ole. Nii et natukene ja loomulikult sporti tehes, kuna võib-olla ka sellega, et ma tol ajal tegelesin ise toidulisandite müügi ja turundamise ka ja lihtsalt neid oli käepärast. Siis loomulikult spordis olles kindlasti ma teatud hetkedel ka profülaktika mõttes tarbisin neid pigem nagu rohkem, kui võib-olla isegi antud hetke vajadus oleks. Ja alati natuke selle mõttega, et parem olla natuke rohkem ja loomulikult siis tasus vaadata, et kas need olid vees lahustuvad mingid vitamiinid, mida läks rohkem, mitte seda, et sa ütleme rasva lahustuvaid nagu tee ja seda lihtsalt kaabid pidevalt suurtes kogustes üle, mis on tegelikult toksiline päeva lõpus, eks ole. Et siin tuleb natukene alati vaadata, mida me rohkem anname ja millel võib-olla, mis on ohutumad, tulevad ise välja, eks ole. Ja teine pool alati ka vaadata natuke, et kas toidust enam-vähem nagu on see toit piisavalt värvirikas, eks ole, et sealt tulevad need nii-öelda mikrotoitaineka sisse, et ka selle korrastamisest hakkaks nagu kõigepealt ka nagu pihta, et me ei saa alati nagu mõtta, et esimene mõte on, et me peame kohe minema ja kohe hakkama kasutama. Natuke analüüsida, mida ma saan toidus parandada ja kui selgub tõesti, et koormuse tõstmine on juba tulemas, tõesti, et mingi periood või on intensiivsem periood, täitsa miks mitte kasutada mingeid asju. Sportlastel on ju need, ütleme, vitamiini mineraalainete vajadused natukene suuremad ja, ka. Ja, see on suuremad ka absoluutselt ja seal isegi kohati, siin on lihtne näide, sportlase vajadus, ütleme kas või C-vitamiinil on kuskil 300 milligrammi, tavainimesel, kontoriinimesel 60 milligrammi. 5 korda on see vahe. Ja me ei saa öelda, et sportlane, keskmine sportlane 5 korda rohkem kulutab ööpäevas energiat. Ega ta ei kuluta, aga tema saavutusvajadus ja see katvus on 5 korda suurem näiteks, eks ole. Mis toidulisandeid sa ise praegu võtad? Praegu, kui sport on läbi, siis talvine periood oli D-vitamiin kindlasti, millega ma nüüd enam-vähem siin vist oligi aprilli alguses lõpetasin. Ja mis siis praegu, ma mingi aeg tagasi, natuke aega tagasi tegin kreatiinikuuri. See oli siis lihtsalt puhtalt, et jõunäited üles saada, ütleme ka selline, ütleme siis juba spetsiifilisem siis toidulisand, ütleme jõutreeningu juurde. Siis aminohappeid, tegelikult vahet ei ole, kas ma mängin tennist või käin siis jõusaalis, PCA, ehk siis asendamatud aminohapped, tavaliselt 4 peamist asendamatut aminohapped. Neid olen trennijoogina ikkagi nagu seganud. Ja hommikuti, vahest panen seal vadakuvalku pudru sisse, sest seal on ka variante, kas ma nüüd söön mingi kodujuustu või mune sinna juurde või ma tõstan siis tatra pudru sisse, panen näiteks vadakuvalku sinna sisse ehk tekitades sinna siis saada seda valku juurde. Valku kogus ja lihtsalt, et see toidu kogus ei lähe suuremaks, aga ütleme see toitainete tihedus on siis lihtsalt suurem. Aga seda vadakuvalku võiks ju see inimene ka panna oma smuuti sisse näiteks. Ei, näiteks jah, et kui sa tahad nüüd sättida selle asja nagu täisväärtuslikumaks, et seal ei oleks ainult süsivesikut sees, siis see on üks variant ongi vadakuvalgu, kuidas tõsta seal seda, eks ole. Veel üks väga hea küsimus. Kui suur peaks olema minu kalori defitsiit, et kaalu tervislikult langetada? Selle kohta väga täpsed andmed ütlevad kuskil 10-15%. Ehk esimene asi muidugi on see, et väga täpne juba küsimus, kui inimene ütleb, ta teab, kui palju ta kaloraasi sööb. Kui küsida keskmiselt tavainimeselt, kui palju kaloreid sa tarbid, ma julgen öelda, et mina täna ei tea, kui palju ma kaloreid tarbin. Ma võin öelda suurusjärgu, palju ma 3 toidu peale kokku söön. Ma pakun hinnanguliselt täna selline 2700-2900 suurusjärk. Ma arvan, ma palju ei eksi. 100 kalorit siia sinna poole. Mina alati soovitan oma klientidele ka, et või inimestega, kellega ma olen toitumise teemal rääkinud, kellel on mingid erinevad probleemid, olen alati soovitanud, et minge palun tehke Nutridatas endale kasutaja, pidage seal näiteks 3 päeva toitumispäevikut, et see annab nagu nii hea sellise pildi ette sellest, kui palju kaloreid sa päevas tarbid, kui palju sul on süsivesikuid, valke, rasvu, kiudaineid, kui palju seal võid soola tarbida. Ja kui siin on ka see kalori defitsiidi küsimus, siis ma arvan, kõige lihtsam võib olla nii, et otsid internetist üles selle kalorikalkulaatori, paned sinna oma andmed sisse ja siis sealt tavaliselt saab seal on ka üks oluline oskus on sinna andmed sisestada, sest vaata, kui inimene paneb sinna oma täiskaalu sisse, siis tegelikult selgub see, et näiteks kui määratakse juba ära näiteks, et pane oma kaal sisse,
olgu öeldud, et rasv ei ole aktiivne kude, ehk kui paneb näiteks tõsise ülekaaluga inimene, paneb enda näiteks baasainevahetust, tahab kas või välja arvutada, siis see viga tuleb päris ruttu sealt sisse, ehk ta määrab nagu ulmelise kaloraasi teile paugust üldjuhul. Ja siis see ei tähenda seda, et seda peaks tarbima. Ja täpselt nii ongi, et tavaliselt enam-vähem näiteks, kui mul tuleb 150-kilone meesterahvas pöördub mu poole, siis ma ütlen, et pane baasainevahetuse kaloraasi saamiseks enam-vähem palju vähemalt algnumbrid on umbes 90 kilo sisse. Ja ma võtan 60 kilo sealt maha, siis seda enam-vähem tõenäoliselt adekvaatsed mingisugused numbrid nagu. Pluss siis tuleb juurde see nii-öelda olemiseks vajalik energia lihtsalt, mida võib-olla päevane palju ja siis me võime vaadata umbes palju treeningu või lihtsalt mingi lisaliikumisega juurde tuleb, et sealt me saame enam-vähem siis adekvaatsed numbrid kokku, nii et see oli võib-olla üks olulisemaid asju, mida inimesed võiksid nagu teada. Ja ma arvan, et see kalori defitsiit võib ka nagu kilokalorites rääkida, siis ma arvan, et mingi selline kuni äkki alguses 300 kilokalorit näiteks. Ja no see on juba, ta ongi, kui sa võtad, ütleme, kui on näiteks naiste rahva selline ööpäevane tarvidus, ma toon keskmise numbri, ongi võib-olla 2000 kilokalorit ööpäevas, kellel vähem, kellel rohkem natuke, siis sisuliselt see 300 kalorit, see tähendab 15% sealt, ehk rohkem ta ei tohikski olla. Isegi alguses võiks teha, ma arvan niimoodi, et 200, vaadata, kuidas see töötab, sellepärast, et kui sa lähed kohe selle maksimumplaani peale, et siis pärast, kui sul mingi hetk võib jääda see kaal seisma, siis sul ei ole nagu seda plaan B-d. Ja tegelikult plaan C-na ma tooksin veel B-d välja. Sellise asja ma alati esiteks küsimus, äkki ma saan see 200 lisa kulutada. See on kõige olulisem küsimus, sest vaadake kalorid maha võtta on kõige lihtsam, aga küsimus on see, et mida madalamaks kaloraas tuleb, seda raskem on tegelikult seda taluda. Minu enda nagu kogemus on ka see, või isiklik eelistus alati oli see, et ma olin valmis rohkem liikuma, peaasi, et ma toitu peab vähemaks võtma. Ja see tähendaski, et tihti ma olin seal 3000, kõige rohkem 4500, 5000 oli kaloraas, kus ma võtsin maha. Aga see eeldas loomulikult ekstremaalselt 4 tundi päevast trenni ka, mida ma ütlen ausalt liiga palju. Ehk siis tegelikult optimaalne oleks see, kui mul on täna 2700, 2900 ja kui ma ütlen, et nüüd ma tahaks hakata maha võtma, tõenäoliselt ma hakkaks esimese hooga umbes 300-400 kalorit lihtsalt päevas rohkem kulutama. Esimene kaalulangus toimub puhtalt selle pealt. Ja siis juba, kui on vaja, siis ma hakkan kaloraasi kallale. Aga võtame ühe küsimuse ka, mis on siin webinari käigus meieni jõudnud, et kui suur roll on omega-3 lihaste kasvu juures? Kas seda peaks lisaks baasile, sulgudes C-vitamiin, D-vitamiin pluss magneesium regulaarselt juurde võtma, kui toidusedel ei ole alati piisavalt mitmekesine? Selge, et otseselt omega-3 ei mõjuta nüüd, ütleme, lihaste kasvu kui sellist. Küll aga me saame aru, et tegemist on asendamatu rasvahappega, mis tähendab seda, et me peame igal juhul teda väljast toiduga saama. Mis tähendabki seda, et ta mängib tähtsat rolli, 2 asja, milles rasvad mängivad rolli, on immuunsüsteem ja hormoonsüsteem. Seal ta osaleb väga tugevalt ja kindlasti, nagu öeldaksegi, kuna me teda, kui me nüüd ei söö selliseid toiduaineid, loomulikult eelkõige kala, aga teda ei ole mitte ainult kala, see enamus, ütleme ka taimsetes rasvades on teda mõõdukas koguses ka sees, siis sisuliselt me võimegi öelda, et parem on, kui teda regulaarselt peale tuleb, aga otseselt ma ei julge täna öelda, et vaadake, nüüd on niimoodi, et lihased siis ei kasva. Minu teada ka nagu omega-3 sellist rolli pole. Tegelikult lihaste sellise otsese seose kasvuga ei ole, aga küll organismi toimimiseks on loomulikult ta vajalik. Vot ja paraku ongi siin meie aeg täna läbi saanud, et aitäh, Ott. Mulle nii meeldib, kuidas sa suudad mingid sellised keerukamad teemad kuidagi nii hästi ära rääkida, et need tunduvad väga lihtsad. Ja no ega tegelikult elu on tunduvalt lihtsam, lihtsalt vahest on nagu tore ja võib-olla kellelegi meeldib ka, ma lihtsalt ei oskagi, ütleme, mul ei ole, ütleme, võib-olla teadmised nii head, et ma oskaks liiga keeruliselt rääkida, aga pigem ma olengi aru saanud, et enamus inimesed sellest jutust, mida ma räägin, saavad tunduvalt paremini aru, võib-olla kui tunduvalt, ütleme siis, parema haridustasemega meestel, kellel võib-olla inimese keha on ise nii keeruline mehhanism. Kui proovida kõiki neid nimetusi alates anatoomia õpikust meelde jätta, lõpetades füsioloogiliste protsessidega, tõesti, ega mul on ka raske seda lugeda. Väga raske ja lõpuks mõtledki, kui palju ma sealt nagu aju tegelikult kasutan, palju ma reaalselt kasutan. Sul on oluline põhiprotsessidest aru saada, oluline päevalõikes aru saada ja kui sa need asjad endal selgeks teed nagu väga lihtsalt, siis tegelikult sa hakkad nägema, et pane endal lihtsalt eesmärk, hakka selle poole liikuma ja need asjad kõik on tegelikult saavutatavad. Mina ikkagi arvan, Ott, et see on selline nagu
eriline anne, mis sul on, et sa võtad need keerulised teemad, teed endale selgeks ja siis tuled nagu nii-öelda sellisele nagu inimese tasandile ja siis räägid selle nagu lihtsalt lahti. Ja, aga ma arvestangi, kes mind kuulab. Kui ma käiks ainult ülikoolides kuskil rääkimas, siis ma saaks aru, et tõenäoliselt see võib-olla tunduks liiga lihtne. Aga kui ma saan aru, et ma räägingi ja täna kuulaja on ka keskmine tavaline inimene, samamoodi need koolitused, mida ma iganädalaselt erinevates kollektiivides ju teen, kus mind parasjagu kutsutakse, siis see kuulaja, et ta üldse hakkaks midagi oma elus muutma, ma peangi rääkima, ma ei taha nüüd öelda heas mõttes nagu lapsega, aga hästi lihtsalt, et ta võtaks tänasest loengust ka mingid asjad, oota, see tundus huvitav, okei, seda ma arvasin, et ta nii on, sain selle ja sain ka, oota, see tundus ka loogiline, mida ta rääkis, mingid asjad ja kõige parem ongi tavaliselt saada tagasisidet neilt, kellel ma olen koolitusi ka teinud. Kuule, täitsa lõpp, esmaspäev inimesed ilmusid tööle, kellel oli karvid kaasas, kes oli hommikusöönt, kes varem ei teinud. No mingid lihtsad asjad, sest tegelikult nendest asjadest hakkabki teie elustiili korrastamine. Ja ärge imestage, kui kehakal hakkab normaliseeruma, tervis hakkab parandama, energiatase hakkab tõusma, eks ole, füüsiline vorm paraneb. Nendest samadest lihtsatest asjadest. Väga äge. Aga võtame kokku ka meie vaataja küsimuse, et tundub, et meil on sellised väga tublid vaatajad, et küsimus oli siis, et mitu tundi sa öö jooksul magad ja lausa 66% inimesi magab 7–8 tundi. Väga tublid. Aga loomulikult, no neid ei ole näiteks üldse, kes ei maga üldse. Need on 0 täna. Kuigi see vist ei oleks ka võimalik, eks ju. No see 1–3 tundub seal ulmeline, isegi minu hea sõber Tarmo Õbe isegi vangutaks pead, et kes on, ütleme, selline väga minimaalse unega mees. Vaataks, et temast on paremaid. Ja 10% inimestest siis magab rohkem kui 8 tundi. Ega mõnel ongi rohkem vaja. No nii on, et siin päris ühe mõõdikuga ei saagi kõigile panna ja tõenäoliselt see 7–8 ongi sellise keskmise inimese vajadus ja siis jääb mõlemile äärde siis inimesed, kellel ta reaalselt ongi madalam, nagu ütlesin, ma tean samamoodi selliseid inimesi ja teistpidi ka, kellel tõesti ongi see vajadus suurem ja seda ei saa neile ka pahaks panna. Mida mina olen näiteks pannud, me siin enne ka eetriväliselt rääkisime, et nüüd ma olen jälle enda jaoks avastanud jõusaali ja kui ma olen nagu füüsiliselt aktiivsem, siis ma tegelikult vajan rohkem und. Et siis mul selle tavapärane tunnid, need ei lähe, mul on seal vaja tunnike või 1,5 ikkagi juurde saada. Aga tõmbame siis otsad kokku. Aitäh, et te meid vaatasite. Andke meile kindlasti tagasisidet, kuidas teile meeldis, kas te saite midagi uut teada ja kui läheb hästi, võib-olla näeb meid kunagi tulevikus veel koos ekraani taga. Ja tänud ka minu poolt, aitäh teile sulle samamoodi selle vestluse vedamise eest. Kahekesi on seda meeldivam oluliselt teha selge, et ise üksinda siis koolitades põhimõtteliselt nagu nupule vajutades tuleb see jutt ise ka, aga kahekesi vestlusvormis on see formaat kindlasti mõnusam ja loomulikult tänud kõigile, kes võtsid selle tund ja natuke rohkem peale ka, kuulata meid ja tõesti tagasiside igal kujul on väga teretulnud ja siiralt loodan ka, et see jää meie viimaseks etteasteks ja kui huvi on, nagu öeldakse, küll siis vahendeid ka leitakse, et seda sama vestlussarja edasi viia ja juba võib-olla hoopis ka teistel teemadel, sest meil on neid teemasid nii toitumise, treenimise selles valdkonnas, motivatsiooni ja eneseusu teemadel on üks jagu, millest rääkida, toidulisanditest on palju rääkida, et siis me võime juba ka spetsiifilisemalt võtta täitsa teema kaupa lahti. Aga kõik head ilusat kevad algust, mõnusat suvist päeva, kes ei ole veel liikunud, minge kõndige ja toodetavasti kohtume teiega õige pea. Tšau! Tšau!